Tere! Vaatame nüüd, kuidas kliendi kohta täiendavaid andmeid sisse kanda. Töölaua vasakus servas näeme nimekirja oma klientidest. Kliendid peab sisestama administraator ning ta peab andma meile ligipääsu kliendi andmetele. Kui sa seda nimekirja ei näe, siis tõenäoliselt on sinu veebilehetse aken liiga väike. Et klientide nimekiri välja ilmuks, pead veebilehetse akna suuremaks tegema. Kliendi nime peale vajutades näed kliendiga seotud tegevusi ajalises järjekorras, alustades kõige hiljem lisandunust. Tegevuse peale klõpsates näed rohkem andmeid, muuhulgas kes juhendasid, kes seda tegevust said ning missuguse teenuse raames see toimus. Kliendi teenuste vaatamiseks vali teenuste nupp. Et näha teenuseid, mis on juba lõppenud, vali näita lõppenud teenuseid. Kõiki klienti puudutavaid andmeid saad näha, vajutades nuppu Vaata kliendi andmeid. Valime nüüd lingi Vaata klientide nimekirja vasakust tulbast. Avaneb vaade, kus näeme kõiki enda kliente ning neid puudutavaid andmeid. Klikime esimese kliendi peale, et tema kohta täiendavat infot sisse kanda. Kliendi nimi ning isikukood on juba süsteemis olemas. Kliendi pildi muutmiseks kasuta nuppu Avatar Choose File. Faili lisamine pole kohustuslik, kuid võimaldab kergemini klienti üles leida ning aitab uuel töötajal kliendi nime ja nägu täpsemini kokku viia. Saad sisestada ka kliendi isikut tõendava dokumendi kehtivus aja lõppu. See võimaldab süsteemil sulle automaatselt meelde tuletada, et pead dokumenti uuendama. Kuupäeva saad valida, vajutades kalendri ikoonile. Eri kuude vahel liikumiseks kasuta noolklahve. Kuupäev sisestatakse vormingus aasta, kuu ning viimasena päev. Võid kuupäeva sisse kanda ka käsitsi. Järgmine plokk puudutab kliendi kontaktinfot. Siia alla saad kirjutada kliendi hüüdnime, valida kliendi suhtluskeeled ning sisestada tema telefoni. Suhtluskeelte valimiseks klõpsa kastile ning avaneb menüü. Juba lisatud keele eemaldamiseks vajuta seal ees olevat ristikest. Et sisestada keel, mida veel menüüs ei ole, vajuta rohelist plussmärki. Avaneb hüpikaken, kuhu saad uue keele sisse kanda. Järgmine plokk puudutab kliendi majutust. Saad sisse kanda tema aadressi ning tema elukoha liigi. Seotud isikute all saad sisse kanda tema eestkostja, perearsti, pereõe, psühhiaatri ning psühhiaatriõe. Saad valida juba olemasolevate valikute hulgast menüüst või kui soovitud inimest sisse kantud ei ole, vajuta rohelist plussmärki, et uus inimene lisada. Kui soovid muuta juba valitud inimest, vajuta kollasele pliiatsi märgile. Meditsiinilise info all saad sisse kanda kliendi puude raskusastme, puude kirjelduse, puude raskusastme kehtivuse hinnangu lõpukuupäeva
mis taaskord aitab süsteemil sulle lõppemisest teada anda, kliendi diagnoosi ning kliendi arsti tõendi kehtivusaja lõppu. Diagnoosi lisamiseks klõpsa kastikest, et näha valikuid või lisavalik vajutades rohelist plussnuppu. Töö sektsioonis saad sisse kanda kliendi tööliigi, kas klient otsib tööd, töötab tööteenusel või töötab avatud tööturul. Töövõime alt saad valida kas osalise või puuduva töövõime. Taaskord töövõime hinnangu kehtivuse lõpp aitab süsteemil sulle automaatselt meelde tuletada, kui pead töövõime hinnangut uuendama. Lisada võid ka vabas vormis töökirjelduse. Lisaks saad kliendi kohta sisse kanda märkmeid, mis ühegi muu lahtri alla ei sobitu. Allpool näed kõiki teenuseid, mida klient praegu saab, samuti juba lõppenud teenuseid. Uue teenuse lisamiseks kasuta tühja rida või vali plussmärk, lisa veel üks kliendile osutatav teenus. Teenuse kohta pead valima töötaja, kes seda teenust osutab, teenuse, mida klient saab, alguskuupäeva, lõpukuupäeva, suunamisotsuse numbri ning suunamisotsuse kuupäeva. Rohelised ja punased märgikesed näitavad, kas teenus on aktiivne või juba lõppenud. Andmete salvestamiseks vajuta salvesta nuppu. Siin suunatakse tagasi kõikide klientide koondvaatelehele. Koondvaatelehel saad kliente sorteerida nime ning isikukoodi alusel. Sisestame näiteks kliendi nime ning otsime ning süsteem filtreerib välja kõik Arturi nimelised kliendid. Otsida saab ka paremal küljel olevate valikute alusel. Näiteks tema elukoha tüübi, töökirjelduse, puude ning paljude muude kriteeriumite järgi. Vajutades suurele kirjale Heat View jõuame tagasi töölauale. Nüüd peale andmete sissekandmist näeme töölaual kastikest, mis annab meile teada lõppema hakkavatest hinnangutest. Näeme, et Arturil hakkab lõppema töövõime hinnang, paar teenust ning samuti puude raskusastme hinnang. Juures näeme ka kuupäevi, millal antud asi lõpeb. Kõige varem lõppev asi on pandud õige ülesse.